Kui alkohol koos verega südamesse satub, hävitab see teie südame lihasrakud. Tekivad mikroskoopilised armid. Lihas kaotab elastuse, töötab oma võimaluste piiril, hingeldab verega, ei suuda seda piisavalt edasi suruda. Süda kaetakse raskuega, seetõttu on joodiku süda alati suurenenud. Arterites ja kapillaarides tekivad trombid, mis blokeerivad hapniku ja toitainete juurdepääsu südamelihase osadele. Südametükid surevad. Seda nimetatakse infarktiks. Hoia end! Vene keel on minu jaoks ikkagi väga tõeliselt rikkus ja keeleline tõepoolest majanduslik rikkus. See on see, mis võib sind tõeliselt edukaks teha. Vene keel on eriti ühendav keel meie kõigi jaoks, mitte ainult ajaloolises mõttes, vaid ka igapäevaelus. Nõukogude ajal tuli keskmine esmaklassiline laps. Endistes liiduvabariikides kooli. Teades 3–4000 vene sõna. Praegu, parimal juhul, kui ta sellise kooli leiab, tuleb ta sinna, teades 300–400 sõna. Jalutage. Kasutage mõnda muud vene keelt. Aga ma ei luba enam seksiteemasid. Keele vahetamine peab kogu aeg rääkima ühes keeles, kuigi vahel tahaks lõõgastuda. Rahvast mõista tähendab tunda tema keelt, sest keel on maailmavaade, pilk maailma. Ja kuna kunagi on öeldud, et alguses oli sõna, siis alustame sellest. Sulle on tuttav lühend KRES, see on poliitilise partei lühendatud nimetus. Ja teised kaasaegsed lühendid on sulle samuti tuttavad. Kuid sõna post ei nimetaks keegi täna tõenäoliselt lühendiks, muidugi ei räägime neist postitustest, mida sa internetifoorumites jagad. Lühend post on 10 000 aastaid vana ja see lahti seletatakse kui täielik puhastamine enda kehade loojatest. Ja siin on paljudele esimene uudis. Kõik sõnad on algselt. Lühendid. Ära kiirusta vastu vaidlema, lihtsalt lase endale lubada, et see võib olla. Nagu teaduses tavaks oletame. Tänapäeva keeled on vaid iidse keelevari. See on nagu 2 muna kõrvuti panna. Nad ei erine välimuselt millegagi. Aga üks on terviklik, teine aga tühjaks söödud. Väljast on see sama, aga ühes pole sisu enam alles. Jälg on kadunud. Teine uudis vene keel on kõige vanem keel planeedil. Ja siin ei tasu kiirustada materiaalsete tõenditega. Sõnad venefilia ja venefobia on vene keelde toodud välismaalaste poolt ja meie kultuurile on need mõisted võõrad. Tühjenda oma ülekoormatud teabega tass ja alusta selle täitmist ainult nende kujutistega.
millega leiad kokkuleppe. Ainult nii tutvud sa tõeliselt oma esivanemate maailmatunnetusega ja maailmatunnetusele tõendid ei ole vajalikud. Me ei ole prokuratuuris. No, ma ütlen alati näiteks, et te armastate lugeda ulmekirjandust, aga mitte jah. Kas te olete lugenud sellist raamatut? Jah, seal kirjeldatakse ämblikulaadseid koletisi dinosauruse suuruses, kes elavad planeedil, mida valgustavad 3 päikest. Lugesite? Aha. Ja kas te kujutasite ette, kuidas see välja näeb? Jah, ma küsin, aga kuidas te saite kujutada midagi, mida te ei ole näinud? Kuidas te saate kujutada seda, mida pole? Nad ütlevad, et meil on ju kujutusvõime, me saame ette kujutada kõike, mida iganes. Ma küsin, kas olete selles kindlad? Lihtne näide. Kujutage ette pihtimine sinna, teadmata kuhu, too see, teadmata mida. Looge piht, joonistage. Vaikus. Ma ütlen, et see, mis teil on perekonna mälus, teave, millega te tulite elu teistes maailmades ja kui te loete võtmefraasi, avab see teie mälestuse ja toob esile selle pildi. Lihtsalt niisama midagi välja mõelda ei ole võimalik. Kõik uus on hästi unustatud vana. See tähendab, et kunagi on midagi kuskil juba olnud. Ja see ei olnud ainult maal, vaid ka universumis. Nüüd tuleb palju uudiseid, kuna esivanemad hoolitsesid selle eest, et meil igav ei oleks. Ainult imesta, tööta ja rõõmusta. 2 ingliskeelset verbi, tusi ja tuluk vene keeles on varustatud. Vaatama, nägema, nägemise, silma peal hoidma, silmitsema, vaatama, silma peal hoidma, vaatlema ja nii edasi. Praegu nimetatakse enamikku neist kasutusest välja kukkunud anahronismideks, aga häda on alles alguses. Tasub alustada unustatud kujutiste selgitamist ja perekonna mälu avab taas. Teie mitte ainult kunagi kaotatud võimetele, vaid ka terviklikule maailmatunnetusele. See on nagu maagiline võti vanast slaavi muinasjutust, millega tark tortill annab kingituse Pinocciole. Isegi tundetu palk, töötades ja saavutades moraalseid võite, omab võimalust saada inimeseks. Oota, aga kuidas sa siis kooli lähed? Sul ju pole pahtudki. Kõige vanemaid vedasid nimetatakse rahvasuus tuvideks raamatuteks, kuid parem on öelda, et need on sügavad raamatud. See tähendab, kuidas neid tehti. Võeti 2 aasta vanuse täkunahk, mis toodi ohvriks, et kiirendada tema evolutsiooni, et ta saaks kohe loomariigist inimkonda üle minna. Nahast võeti teatud suurusega leht, mille välimine külg kaeti portselani või fajansi tüüpi lahusega. Ja seejärel pandi need lehed kindlal ajal teatud kosmiliste alade värvi alla, et laadida neid teatud tüüpi energiaga. Siis need lehed õmmeldi selles raamatus puidust klambritega paksuks raamatuks. Kirjutas sinna inimene, kellel olid teatud võimed. See tähendab, et ta pani oma mõttekuju sellesse lehte just sellesse märki. Ja kui inimene seda teksti luges, ei näinud ta mitte ainult 3-mõõtmelist märki, vaid nägi ka, kuidas omamoodi hologramm välja ujub ja kuidas pilt saatis kogu kirjutatud teksti. See ongi see, mida nimetatakse tuviraamatuks. Tegelikult on see sügava raamatu mõiste. See tähendab, et see oli nägemise sügavus ja nägemise sügavus. See on nagu meie algne kirjasüsteem. See põhines algselt sõlmpostitustel, nagu on teada. See tähendab, et vene keeles on palju jälgi sellest kirjasüsteemist säilinud. Näiteks, kuidas sõlme siduda mäletamiseks. Või siis süse lahendus, süse algus. See tähendab, et see kulgeb punase niidina läbi kogu jutustuse, on seotud süsega, mõtted on segunenud. Need raamatud kirjutati vedad mitte ainult nahale, vaid need kirjutati, või parem öelda, pressiti kuldsetele, hõbedastele ja plaatinast plaatidele. Praegu on see muidugi hävitatud, kuid palju raamatuid hoitakse endiselt. Need kirjasüsteemid, mis sisaldavad kogu meie esivanemate pärandit.
Aga me teame, et kellel pole minevikku, sellel pole tulevikku. Seetõttu on meil loomulikult vajalik kasutada oma esivanemate kogemusi. Just selleks on vedad meile antud. Iga mineviku tsivilisatsioon peab oluliselt pärandama. See on ajaloolise teaduse eksisteerimise alus. Uurides iidset vedalikku kultuuri, ei leia me selle poolt jäetud prügimägesid ja radioaktiivseid kalme. Meie esivanemad elasid täiesti mugavalt loodusega harmoonias ja ei sülitanud kaevu, seetõttu jätsid nad endast maha teistsuguse jälje. Vedaliku kultuur põhines kvaliteetselt teistsugustel teadmistel ja inimvõimetel. Seejärel tekkinud vajadus kirja ja teiste proteeside järele vastavalt vedalikele tekstidele oli põhjustatud võimete kadumisest ja kaugeltki mitte igapäevastest põhjustest. Täna uurime meie esivanemate aegu kellegi teise kogemuse põhjal. See meenutab tuntud pimedaid, kes vaidlevad elevandi üle, puudutades vaid ühte tema osa. Aga meil on hea uudis. Kui inimene saab teada tõe, ärkata. Illusioonist. Tõel on selline ravivomadus. Nii et sel traagilisel ööl ei maganud keegi ja hoidis maagilist kullast võtme. Võib öelda, et see oli kõige silmatorkavamal kohal. Tõsi, et seda kasutada tuleb natuke vaeva näha, iseseisvalt, aga tulevik on seda väärt. See on tähestik. Sellega lähed sa kooli. Kägu. Otsustatud. Homsest alates olen ma inimene. Vana slaaviäri killutamise vorm on üles ehitatud kujutlusvõimesüsteemile stervikliku ruumilise mõttevormi edastamise põhimõttele. Kirjutamise kujutlusvõime on pärandatud ruunidest, millega meie esivanemad peegeldasid neid ümbritsevat reaalsust. Ruun ei ole täht ega silp. Ruun on võti nähtuse salajasse sügavale olemusse. Iga ruun on ainulaadne kontseptsioon paljude iseseisvate kujutistega. Nende kujutiste ühendamine avab ja loob uusi, iseseisvaid kujutisi. Iga ruun, samas sanskritis lihtsustatud arikroon, sisaldab kuni 50 iseseisvat kujutist. Samas kui originaalses kroonis ruunide liidus on neid 144. Vana slaaviäri kirjutised ja eriti preestrite kiri võimaldavad edastada teatud kujutisi mitmemõõtmelistest struktuuridest, mille tõttu on olemas juurdepääs sügava taseme teabele. Ruunilises tekstis peituva kujutise tuvastamiseks lisaks lihtsale pinnapealsele lugemisele tehakse veel 3 sügavat lugemist. Iga lugemise etapi tulemus muutub võtmeks üleminekuks järgmisele, pärast mida kõik 4 etappi ühendatakse üheks tekstiks ja siis toimub sügava teabe dekodeerimine maatriksist. Nii on meil tegemist omamoodi teabe matrioskaga üldiseks kasutamiseks, kus lihtne lugemine on kandja, mida lihtsad inimesed kordavad lauludes ja hümnides läbi aegade.
ja preestrid valdavad võtmeid sügava teabe dekodeerimiseks. Nii lihtsalt ja usaldusväärselt tagati varem iidse tarkuse säilitamine ja edastamine. Lihtsam, kuid mitte vähem kujundlik sisu peidab endas iidse sloveeni tähestikku. Selle lühendamine toimus korduvalt, alustades Kirillist ja Metodist kuni oktoobri revolutsioonini, mil bolševike võim sundis vene tähestikku vahetama foneemilise tähestiku vastu. Kuid selline tähestik ei suuda tagada isegi lihtsalt pinnapealset kujutiste lugemist. Nüüd on selge, miks väljend alfabeetiline tõde on tänapäeval vähestele tuntud isegi abstraktse poeetilise metafoorina. Palun, kas teile on tuttav väljend alfabeetiline tõde? Ausalt öeldes ei. Kunagi ei ole kuulnud ei. Kas teile on tuttav väljend alfabeetiline tõde? Ei ole tuttav. Ei, isegi ei ole kuulnud, ei ole kuulnud üldse. Kas sa oled kunagi kuulnud väljendit alfabeetiline tõde? Ei. Mõlemad ei ole kuulnud selge. Kas mõni kujutis tekib? Mis see on? Õpetus, see on selline õpetus. Suhtlemisvõime tõde. Midagi sellist selge. Aitäh palju, kas olete kunagi kuulnud väljendit alfabeetiline tõde? Kunagi ei alfabeetiline tõde seoses ammugiga, võib-olla ei. Selge, aitäh palju alfabeetiline tõde. Jah, kuulen, mis see teie jaoks tähendab. Noh, tõde, mis ei vaja tõestamist. Kas saate nimetada vähemalt ühe? Teate, nii kohe ei tule meelde. Üks keeruline küsimus ei ole kirjanduslik. Elus juhtub igasuguseid asju ja see ei seostu teil millegagi. Noh, alfabeetiline tõde, noh, ilmselt midagi. Isegi ei oska öelda ilmselt tähestikuga. Ainult 4 suve, eks? Varem oli palju meetodeid kujutiste tundma õppimiseks. Üks neist oli tabelimeetod. Erineva formaadiga ruutude täitmine sümbolitega, mis sisaldasid endas varjatud teavet, andis võimaluse vaadata loodud kujutist 3-mõõtmeliselt ja mitmekesiselt. Näiteks võtame kõige lihtsama. Täidame ruudu 7x7, 49 sümboliga, vanaslaavi tähtedega ja arvestame põhireeglit. Tõlgendamisel tuleb keskenduda mitte sümbolitele, milleks on joonistatud märgid, vaid kujutistele. Iga rea horisontaalsel, vertikaalsel ja diagonaalsel lugemisel avastame 28 terviklikku matemaatiliselt täpset teksti, mida genereerib see salvestussüsteem. Loeme horisontaalselt. Jumal räägib headusest, mis on elu. Diagonaalsel lugemisel saame, et Jumal on väga tark, püsib, luues sugulasi ajas. Vertikaalne lugemine annab meile, et Jumal elab, nagu sõna on terviklikult laskunud ja kinnitunud igal pool. Või ühine eksistents põhineb teedel, mis ühendavad kogu olemust. Naaseme horisontaalielu, mis on maalkülluslik, harmoneerub nii universumiga kui ka kogukonnaga, luues universumi ärevust. Need ja sarnased salvestusvormid kannavad endas hulgaliselt lihtsaid ja selgeid sõnumeid, mis peegeldavad Slaavi Aria, maailmavaate olemust. Igas keeles on peidetud elu aksioomika. Need on need samad aabitsatõed, mida teadsid meie esivanemad. Ütle, kes on su sõber ja ma ütlen, kes sa oled. Selles lauses on näidatud sarnaste resonantsitoimet. Mina tegutseb läbi vahendajate. Vahendajad on erinevad kehad erinevate kandesagedustega. Mida kõrgem on teadlikkus, seda suurem on resonantside vahemik ja rohkem kehi tuvastatakse mina suhtlemiseks. Indiviidsus keskendub tavaliselt ühele kehale, isiksus mitmele,
et saavutada resonantsi mitmega, on vaja tunda mitmeid ja anda neile vabadus olla ise. See tähendab täielikult tunnustada erinevate vaatenurkade olemasolu. Soov koguda vara. Üleinimlikus mõõdus on teadmatusest märk. See on veel primitiivse indiviidide osa, kes tegutseb geneetika ja reflekside mehaanika tasandil. Kui soovid määrata oma teadlikkuse taset, selgita maksimaalselt ausalt ja siiralt oma tõelisi soove. See saab olema diagnoos. See on see ahju, millest mitte ainult ei ehitata elamuid, vaid ka algab tee templisse. Praegu räägivad paljud, et kõik on kadunud, eks. Aga kui me väikesena tänavalt tulime, öeldi meile kohe, et mine pese käed. See tähendab, et katkestati Jumala peroni käsk. Aga käsk ütles, et peske pärast tegu oma käsi, sest kes oma käsi ei pese, see kaotab Jumala väe. Sama räägiti lastele keha puhastamise süsteemist, mis oli 5 tähest koosnev lühend. Baas täielik oma kehade puhastamine ja ei ole keha, vaid kehade see tähendab, et neid on mitmeid ja et lapsed seda mõistaksid, et üks keha on teises nagu energilised koostisosad. Lastele näidati mänguasja Matroška. Üks keha temas, teine, 3., 4., 5. ja nii 9 tükki. See oli laste jaoks visuaalne abivahend, et mõista, mis asi on inimene. Et see ei ole ainult üks kehakest, vaid palju. See mitmekesisus peegeldub iidsete tekstide kihilisuses. Iga inimese kehakestal on oma spetsiifilised suhtlemisviisid. Alates kõrgetest poeetilistest vormidest inimkõnes kuni valkude vahetuse ja tema tasemel arhiveeritud tekstideni. Kuid suhtlemise keel selles suures universaalses koostöös looduse ja inimese vahel on üks. See on kujutis ja seda tuleb samuti hoida puhtana, nagu ka käsi ja mõtted. Keele saastumine moonutab mõttevormide ülesehitust, mis toob endaga kaasa edasise keele, mõtte ja degenereerimise moonutamise. See tähendab, et loodus kui terviklik korrastatud süsteem piirab oma süsteemifailidele juurdepääsu ohutuse eesmärgil. Seetõttu täidab meie peamine lüliti, mida nimetatakse inimaju, täna oma funktsioone vaid 5% oma sisseehitatud potentsiaalist. Kuid isegi nende raskete öötingimuste juures, kus meie teadmatusest alandatud vene keel ei lakka täitmast oma peamist looduslikku missiooni, kujutise loomist. Olen varem Põhja poolkera ringi reisinud ja märganud, et mõned vene fraasid või sõnad, nagu me neid praegu vene keeles nimetame, tajuvad teised rahvused ilma selgitusteta. Püha vene keel, nagu me seda nimetame, hariski, tari, rossenski, nad ei kandnud endas helisid, nad kandsid endas kujutisi. Need olid kujundlikud keeled, seetõttu jäid vanad kujutised isegi pärast ladinakeelset ja kristliku mõjude ikkagi keeltesse. Oletame, et kui ma võtan 14–10–15 sajandi Poola kroonika, ma räägin jämedalt Poola kroonika, sest see on põllumajanduslik Suure Leedu hertsogiriigi Vene ja šemaitide oma, sest Poola kuulus siis Suure Leedu hertsogiriigi koosseisu, mis tähendab, et mida ma näen? Ma näen vene teksti, mis on kirjutatud ladina tähestikus ja see loetakse vana venekeelsena. Seda on lihtne lugeda. Minu juurde tulid inimesed Saksamaalt. Nad tahavad vedasid tõlkida põlisrahvaste, saksa keelde. Ja nad seisavad silmitsi sellega, et paljusid kujundeid on raske edastada, nagu on öeldud vedas. Ja kui nad hakkavad kasutama vanasaksa keele sõnu, siis on need anahronismid, mis on välja surnud. Et noored ei mõista paljusid asju, isegi vana saksa kõnet, mis oli 20, sajandi 20, 30 ja 40 aastatel, mis siis rääkida veel vanematest või vana prantsuse keeltest.
Praegu üritatakse seda Michel de Nostredami tõlkida, kuid ta kirjutas vana prantsuse keeles. Ja nüüd üritatakse tõlkida kaasaegse prantsuse keele põhjal, kuid see on muutunud foneemiliseks kellegi häälikuks. A varem oli ta kujundlik. Praegu ei tea paljud isegi, mis on Kreml. Teavad, et on Moskva Kreml, Novgorodi Kreml, Pihkva Kreml. Aga kust üldse nimi Kreml pärit on? A varem kui asulat. Kaitsevalliga ümbritseti, ei kaevatud nad lihtsalt poste, vaid valiti ringikujuliselt tugevad puud. Ja, kuidas puu jaguneb? Juured, juureosad, tüvi, eks. Kroon ja keskel Kreml. Ehk siis, mida tehti? Jäteti puud ja puu keskosa. Võidi poole ulatuses mäega katta. Ja nende puude vahele pandi poste ja saadi kremmilaadne sein. Ehk siis ei olnud lihtsalt vajad sisse pandud. Ja seal puu juurestik hoidis ka. Seetõttu oli selliseid seinu võimatu läbistada ja hiljem kaeti paljusid kividega. Tulemus oli see, et kremliseinad olid suured. Ehk siis kivist, aga sees oli aluspuu, mis juurtega maas kinni oli, mida ei saanud välja tõmmata. Kuna vanade tekstide muistmiseks tuleb mõelda nii, nagu mõtlesid inimesed, kes elasid sel ajal. Ma alati toon inimestele arusaadavamad näited. Siberi joonistusraamat, mis on juba välja antud, koostati 1650. Aastal aga anti välja 90-ndatel veel Aleksei Mihhailovi ajal. Ja seal on ajaloolane artefakt Semjon Remesov 21. lehel. Ta pani noole Amiratüsha sulandumise peale ja kirjutas: linna, mis asub stepi ääres, ootab taas olema Kamõtska. Nõukogude tõlkijad, filoloogid tõlkisid: Kalmiki stepi äärel ootab taas olema linn. Aga millest Kalmiki steppidest võib jutt olla, kui juba 1628. Aastal kirjutasid Tari Linnuse sõjaväeülemad tsaar Mihhail Fedorovitšile kirja elopitnaja kaudu, saatsid nad kasakate Pessanko ja Utjusko. Palvega rajada kindlus Mirtiša sulandumisse. Ja nad kirjutasid, et koht on hea, mugav ja lähedal on palju metsa. Ning sellest kohast on isakate maad ja isakate inimesi. On tugevasti kaitsta. See tähendab, tundub, et kaasaegsed filoloogid on tundnud sõnast filonit. See tähendab, et kuidas kuulen, nii ka mõistan, sest mida kirjutas Semjon Remesov rääkides. 17. sajandi piltidega on oodata taas uuesti korduvat linna. See tähendab, et ta oli Iitse linna kohal. Äär, see on jõe äär. Osamaa äär, jõe parem äär millegi kõrval. Step, vanas vene keeles, vanas slaavi keeles tähendab see templite ja hoonete astmeid. Ja edasi läheb Kamütskam, Skamitskam, kivid kivi peale. See tähendab, et Iitse 17. sajandi tekstis sõnaline tõlge kõlab nii. On oodata uuesti üles äratamist linnile paremal kaldal, lähedal templite ja hoonete astmetele. Ja kivid on asetatud kivi peale. Sest, kui võtta isegi kristlikud raamatud, ja Jeesus tõusis Salomoni templi astmetele. Kas Salomoni templis ulatus stepp või seisis ta ikkagi astmetel ja ajad välja kaubitseja? Meil on alati olnud selline mõisted, kui kõik ühendatakse ühtest kõik elemendid endasse. Meie esivanemad ütlesid all ja isegi ruun oli all. See, mis endasse hõlmas kõike nagu kivi. Tai on tipp lõpetamine millegi piir ja märkige altai kivised tipud. Iga maja, eriti metsas. Seal on suvekodu, oli piiratud aiaga sammastega. Aga sugulussambad kujutati kujul Tšurov, suguharu esindajad. Ja
keegi ei imesta, et linn on venekeelne sõna, aga kuidas nimetatakse Islandi parlamenti? See nimetatakse altingiks. Kui kogunesid Islandi sugupeade juhid, istus igaüks oma sugulussamba lähedale ja saadi ring alting. See tähendab, kui kõik kogunesid oma sammaste juurde. Vana vene keel erineb tänapäevasest eelkõige selge funktsionaalsuse poolest. Iga objekti või nähtuse algne nimi on alati seotud selle loomuse ja otstarbega. Seetõttu on arusaamine lihtne ja kiire. Näiteks meie nimed peegeldasid varem mitte ainult iseloomu, vaid ka teatud teed, mille kaudu inimene oma tõusu ellu viib. Seetõttu on esivanemate käsk hinnata tegude järgi, sest nagu on kirjutatud valguse hartaades, mõjutab iga vaimse olendi tegu kõigepealt teda ennast. Igas meis, kes oleme vaimsed olendid, peitub lõpmatu jõud. Selle jõu piiramise põhjuseks on ainult mina enda otsus. Kui inimene nõustub allasurumisega, on ta allasurutud. Nüüd hakkab ta oma õigust tõestama, osutades välisele põhjusele, samas kui enda otsuse pantvangi tegemise suudab vaid tema ise. Vaimelement ei asu füüsilises universumis. Ainus, mida ta teha saab, on otsustada kuid. Seda piisab, et luua oma universum. Kuid oma universumit ilmses maailmas saab väljendada ainult koostöös teistega. Slovanid on ainus rahvas maal, kes pöördub jumalate poole, sina vormis. Isegi oli selline hea nõukogude film Algne Venemaa, kus poiss, kes õppis, nägi preestrilt, et ta sõimab Svarogi kuju. Miks sa vaenlast ei eemalda? Ta ütleb talle, käsitarka. Sest Svarog on meie jumal, miks sa tema peale karjud? Temast on sugulane ja sugulastega võib ka natuke nuriseda. See tähendab lähedasi sugulussuhteid. Mulle meeldib tubakas. Aega pole, aga koit tuleb. Siin ma olen teie jaoks. Miks sa vaeva ei võtnud? Vanaisa. Aga sa väldid keevitamist ja ei karda. Meie suguvõsa on temast näinud, aga sugulastega ei saa alati hästi läbi. Oluline on skrišaalid ja sugulaste kirjed säilitada. Nüüd oled sina. Selgitage siis sõna sina. Tõrvatäht sisaldab kindla ja kinnitatud struktuuri kujutist, mis asub javi ja navi maailmade sfäärides. Tõrvatähe graafika on uus. Maise ja taevase seos katab taevane joon ja on piiratud servadega, sest kindla tingimusega. Üks jaratähe kujutistest on koostöötava hulga ühtsus. Ühendades tõrva ja erid saame sina, mis on loodud ühendatud ja määratletud, seega tuntud ja arusaadav. Seetõttu pöördumine sina suunatakse sellele, kes on tuntud, lähedane ja meeldiv. Ja teie on pöördumine sellele, mis ei ole täielikult uuritud ja arusaadav, nagu ka sõna teie kujutis. See on siis, kui oleme millegi juures, mis pole meile täielikult avatud. Väljend lähen teie juurde ei tähenda lähen vaenlasele, nagu sageli vale tõlgendusena kohtame. See tähendab sõna-sõnalt lähen täielikult lõpuni tundma. Küsi nüüd igalt füüsikult, mis toimub universumiga. Füüsik ütleb, et universum laieneb. Küsi temalt, aga miks? Ja ta ei suhda vastata. Laps kasvab, ta hakkab kodus padjadest, taburettidest, pinkidest tegema linnakesi, nagu öeldakse. Väike oma elukoht. Siis ta kasvab tegema varjualust
kasvades hakkab ta tutvuma kommete, suguvõsa põhimõtete ja suguvõsa traditsioonidega. Ja ta näeb, et kommete kaudu saab suguvõsa elu parandamiseks lisada seda ja toda. Aga millegagi nad on nõus, millegagi mitte ja nad annavad oma panuse. Kuid mõttel on omadus materialiseeruda ja see maailm ilmub. See tähendab, et ilmub veel üks väike universum, oma asustatud maailm. Ja see väike laps, ta teadmata, õpib olema Jumal looja. Seetõttu universum laieneb. Kõik mäletavad ütlust, peres ei ole ilma koleduseta ja koledust nimetatakse millegiks halvaks. Kuigi tegelikult, miks peres ei ole ilma koleduseta, sest esimest last nimetati koleduseks. Ta on koleduse kaitse all. Seetõttu tähendab Ukraina, vana Valgevene, tšehhi, slovaki keeles koleduse või vrõda iru. See tähendab, et kõige ilusam esimene laps kuulub Jumala suguvõsasse. Ta ei saa olla halb. Aga neid, kes on sugupuu põhimõtetest kõrvale kaldunud või kes on rikkumise tõttu välja aetud, nimetati jurdaks või jurdiviteks välja aetud. Nii on kristlased kõik muutnud. Veidrikust sai hea, aga inimesest sai halb. Kuigi ütlus ütleb, et peres ei ole ilma. Inimeseta tähendab see, et peres ei saa olla ilma. Esmasündinud lapseta. Sarnaseid algsete tähenduste moonutusi meie keeles on kogunenud tohutult palju. Ja kui me igapäevaselt hoolitseme keha hügieeni eest, oleks hea vähemalt harva puhastada palju olulisemat eluvaldkonda. Muide, sõna pagan provotseerib täna palju vaidlusi. Just seetõttu, et meie kultuuri sekkusid kutsumata vene kirjanduse moderniseerijad. Kuna eemaldada olemasolev lahknevus, selgitage lõpuks, mis on pagan kasutades iidse slaavi tähestikku. Selgub, et see piisavalt tõsine ideoloogiline probleem on põhjustatud vaid vajalikest tähtedest, mis puuduvad kaasaegses tähestikus ja see on seotud selle sõna puuduliku graafilise kujutamisega. Sõna keel kirjutati varem läbi tähe N. N tähendab tema struktuur, mis määratleb tõusva ülespoole suunduva kujundi ja seda sõna loeti keel. Täht R lõpus kinnitas mõistet rahvas kui loomine. Rahval oli ühine keel, seetõttu olid iidsetel mõisted rahvas ja keel samad. Sõna pagan tähega jad kandis kujutist meie rahva või hõimu esindajast samas, kui eituse nik lisamine lõi kujutise meie soost väljaheidetust. Keel tähega R on võõra rahva esindaja. Samas kui pagan tähega R sees on teadmata, kes loodud täiesti tühine pagan. Kui keel on rahva mõiste üldine määratlemine, siis keeltähega jood on juba rahvas, kes austab traditsioone ja jumalaid ning on meile sugulane teatud kriteeriumide järgi. Algse sõnade kirjutamise moonutamine on viinud erinevate tõlgendusteni ja tekitanud segadust, mis takistab ka täna meie kogukonna taassünni suunas ühise keele leidmist. Ajaloolised kirjutised on süsteem, mis ei ole niivõrd lugemine, kuivõrd varjatud tähenduse väljatoomine. Mittepühendatud inimesed tajuvad kõike kirjutatud sõnasõnalt, samas kui võtmeid tundvad näevad seda, mis on krüpteeritud. Foneetiliselt lugedes libiseme justkui teabemassi pinnal, oskamata sügavusse minna. Ja iga pindmine teadmine on puudulik, see tähendab vale. Esivanemate arusaama kohaselt on vale see, mis on pinnal ja seetõttu puudulik teave millegi kohta. Ja sugugi mitte juhuslikult andis algõpe kuni 1917. Aastani kohustuslikult teadmisi,
vana slaavi keele alustest. Sellega algas haridus, kujundi kutsumus, see tähendab oskus. Ühendada ja mõista tähe ja sõna tähendust. Ilma selle oskuseta, mis annab juurdepääsu iidsetele tekstidele, peeti ülejäänud õpetamist mõttetuks. Vene keel oli ja on endiselt sügava tähenduse kujundite keel erinevalt Euroopa keeltest, mis annavad pinnapealse arusaama edastatavast teabest. Vene keeles ei olnud roppusi. Vene keel ei sisaldanud endas solvavaid ja roppusi kujundeid. Seetõttu, mis puudutab seda, et venelased enne lahingut ropendasid, siis ei olnud see tõsi. Nad kasutasid ajaloolisi kujundeid, et saada jumalate ja isivanemate toetust. Ja eriti, emakene jõud on elustav. Seetõttu öeldi, et ta läks rünnakule ja karjus nii jumala hinge kui ka ema poole. See tähendab, et ta kasutas emakeelt, algset keelt. Paljud segavad seda praegu. Praeguse on vene roppuse kohta, mis tekkis vanglaslängist ja põhineb idisi keele idiomadel, kuid kuna see oli Venemaal, nimetatakse seda vene keeleks. Kuigi vene roppus on täiesti midagi muud, on see algne nimetus. Praegu teavad kõik juba filmides ja igal pool, et 12–13 aastased lapsed kasutavad sõna B sõnade sidumiseks. Olen nõus. Samad sõnaraamatud vanavenekeelsest, vanaslaavi ja vanaslaavi keelest. B, see on tühikargaja, lobiseja, tühi inimene. Aga kujund on talle praegu külge pandud täiesti teisest sõnast pluud, sest vanas vormis oli pluudnik, pluudnika, pluudoteed. Sõna, mida paljud peavad kohutavaks roppuseks, tähendab kaela, tähendab lahtiselt, tähendab pöörata. Seega tähendas vana slaavi sõna lahtiselt kaela pööramist. Seega lahtiselt tähendab nagu käitumise teelt, kõrvale kaldumist. Seega alandav käitumine, kui inimene hakkab kaela keerama, nagu pange mind hobusele, imetlege mind. Selline alandav käitumine avaldub tavaliselt neis, kes on koormatud teenimatult staatusega teadmatuses. Ja teadmatus on kurjus, sest enamik moonutusi toimub just teadmatusest. Nii juhtus paljude meie vanasõnade ja kõnekäändudega muutes nende algse tähenduse pea peale. Kõigile on tuntud kõnekäänd esimene pannkook on koonus, kuid peaaegu keegi ei mäleta enam selle algset tähendust. Esimene pannkook koonus ei tähenda sugugi ebaõnnestunud küpsetist. Koonusteks nimetasid meie esivanemad karusid, nii et nad toitsid karusid, kes talveunest ärkasid lihavõtte ajal. Siit tuleb meile tuntud väljend koomadoosne seisund või langeda koomasse, mis tähendab talveund. Kuid Svarogjöö läheneb lõpule ja me hakkame tasapisi oma urkadest välja piiluma. Päike paistab eredalt, siin me piilume. Meenutame tasapisi oma esiisa, esivanemaid ja vanu aegu. Täna hakkab vedalik kultuur paljudes maades taaselustuma. Ja pole üllatav, et see toimub eelkõige Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes. Nagu alati sellistes olukordades toimub ärkamine ebaühtlaselt. Keegi on veel koomasse jäänud, aga keegi on juba ärkvel. Just seetõttu tekivad sageli vaidlused ja erimeelsused, kuid meie esivanemad hoolitsesid ka selle eest. Teades eesootavatest katsumustest Kaaliuga ajal nimetatakse seda Svarogjööks sanskriti keeles. Meie esivanemad, et mitte hoida kõiki mune ühes korvis, on korduvalt teinud missioonireise, sealhulgas ka Vana-Indiasse, ja edastasid osa meie vedalikest traditsioonidest Kravida ja Nagadele. Kui slaavi maades hävitati kodune usk tule ja mõõgaga, kaitsesid Himaalaja preestrid ja mungad põlvest põlve hindamatut taaret nagu oma silmasärge. Meie India sõbrad suutsid need säilitada ja täna naasevad need teadmised maailmakorraldusest.
kodumaale oma sügavas sisus praktiliselt ilma moonutusteta. Eriti hoolikalt on säilitatud vaimsete eneseuuendamise süsteemide tehnilised aspektid, mida tuntakse täna üldise mõiste meditatsioon all. Et tundma õppida maailmu, mitte ainult ilmsusest, vaid ka varjumaailmast, nii tumedast kui ka heledast maailma, mis kuuluvad klubi kolobi kehade ja jumaliku maailma alla. See tähendab, et eksisteerib palju maailmu, peeneid maailmu. Selleks on vajalik õppida oma teadvust, orgaanilisest kehast varjumaailma kehadesse viima ja tundma õppima maailmu, nii heledat kui ka tumedat, varjumaailma. Siis tuleb õppida oma teadvust, klubi kehadesse viima ja tundma õppima maailmu, juba mahukamal viisil. Ja et veel rohkem seda maailma mõista, on vajalik viia oma teadvus jumaliku keha spooljumala või jumala keha maailma hiilgusesse. Siis laienevad võimed veelgi, sest me muutume nii võimsateks olenditeks, et suudame neid maailmade seadusi juhtida. See teadvuse üleviimine ühest kehast teise nimetakse meditatsiooniprotsessiks, see maailma mõistmine oma kehade ja kestade abil. Transcendentaalne seisund on transport, tähelepanu üleviimine unenägude ja ärkveloleku piiritsooni. Me teeme seda loomulikul viisil vähemalt 2 korda päevas, uinudes ja ärkates. Kuhu me unes käime, on eraldi teema, kuid ülemineku piirile tasub tähelepanu pöörata. See on see vaevu märgatav piir, mille me tavaliselt ületame teadvustamata ja seetõttu tähelepanuta. Sanskriti termin bodhi tähendab ärkvelolekut, aktiveeritud loovjõud, põhjus. Uue võime taastamine olla unes ärkvel vähemalt lühikest aega aitab stressiga toime tulla ja olla alati optimaalses töövõimekuses. Loomulikult võimaldab see ellu viia peamist eksistentsi ülesannet, pidevat evolutsioonilist tõusu. Inglism, nagu iga iidne ususüsteem, põhineb inimese järkjärgulisel tõusmisel vaimse arengu astmetel ilmsuses, mida nimetatakse usuastmeteks. Oma tõusu alguses kuulab inimene, peamiselt ainult ennast rahuldades, oma soove ja kapriise. Aga mida kõrgemale ta tõuseb vaimse arengu astmetel, seda rohkem hakkab ta kuulama ümbritsevat maailma. Eelmises filmi Elavtuli osas tutvusime juba 3 õppetunniga. Jätkame, 4. õppetund. Kuulevaikus. Keskendu oma keha välisele kujule. Aeglaselt kehast eemaldudes suuna tähelepanu linnale, seejärel riigile, planeedile, päikesesüsteemile, jätkates eemaldumist, hõlma oma pilguga galaktikat ja nii edasi. 5. õppetund, kuulevaikus. Keskendu oma keha sisemisele kujule. Sisenedes vaata mõnda sisemist organit. Seejärel too oma pilk selle rakule, siis tuumale, molekulile ja nii edasi. Need 2 õppetundi vahelduvad. Kuni kerguse saavutamiseni, 6. õppetund. Kuula vaikust loo mikromaailma kujutis ja keskenda see oma vasaku käe peopesa peale. Loo makromaailma kujutis ja keskenda see oma parema käe peopesa peale.
ühenda koos peopesadega loodud maailmade kujutised üheks kujutiseks. Tee seda, kuni õpid kergesti looma ühtset ja stabiilset kujutist. Järgmised 3 õppetundi viiakse läbi juhendaja järelevalve all. 7. õppetunnil õpib inimene tajuma iidsete ruunide kujutisi ja elustama neid elava sõna kaudu, sest ruunide kujutisi ei loeta, neid tajutakse. Selleks, et eelnevalt öeldu täide läheks, on vajalik tajuda Haharati Santhas joonistatud puhta teadvusega. Santi ja Harati koostati nii, et sloka kujutis edastatakse teatud järjestuse kaudu iidsete ruunide abil ning eraldi võetud rida. Kui mitu iidset ruuni slokast ei suuda edastada kogu sloka täielikku kujutist, nagu ka eraldi võetud osa inimkehast, ei suuda kujutada kogu inimese täiuslikku pilti. 8. õppetunnil mõistab inimene vedades peituvat iidset tarkust. King on olemas nii kivil kui ka puul. See võimaldab tal tajuda, mida kirjeldatakse santides ja karakterites iidse elava universumi struktuuri kujutis. 9. õppetund annab inimesele võimaluse mõista eelnevaid 8 õppetundi ühtsena. See, kes mõistab ühtset kujutist, avab endas vaimse eneseteadvuse, mis aitab inimesel saada isiksuseks. Sest ainult isiksus on teadlik uute universumite looja õiguse järjepidevuse alusel. Meie jumalad on meie isad ja meie oleme nende lapsed. Kui inimene kujutab endale mingit sündmust, loob ta sellega juba navis uue kujutise, mis eksisteerib igavesti. Ilma maailmas toimub selle inimese kõigi ideede ja unistuste kehastumine. Mida harmoonilisem on uus loodud reaalsus ja mida rohkem see armastusega täitub, seda harmoonilisemasse kõrgemasse maailma kuldsel vaimse arenguteel satub inimene pärast elu muutumist, mida me nimetame surmaks. Meie esivanemad ütlevad, et me oleme selles maailmas, see on meie kool. Ja kui keegi ei ole elu õppetundi läbinud, siis mida tehakse koolis? Jätavad teisele aastale. Kas siis täielik teise aasta tsükkel või? Need ained seal lõpeta, et edasi liikuda. Seetõttu on 2 mõistet. Inkarnatsioon. See tähendab, et kui universum Jumalanna karna andis heakskiidu, siis need hetked tuleb lõpetta. Ja reinkarnatsioon, see tähendab täielik. Sisenemine kehasse pärast surma uude, et jätkata ja lõpetada see, mida sa ei teinud selles elus, ja siis edasi järgmisse maailma. Kiida, jumalate ja esivanemate maailm tuleb. Ja seal jätkavad nad elu eksisteerimist, kuid juba teistes riietes. Ja inimene, kes elab suguvõsa traditsioonide järgi. Tema põhimõtte kohaselt ei sulgu tal sugulaste mälu ja ta mäletab, et siis ta ei teinud midagi lõpuni. Piisab, kui vaadata õpikuid, mida õpeti Vene ohvitseridele. Ja neid õpeti, et elu on Veenusel, Maal, Marsil, Jupiteril, Saturnil, Uranusel ja Neptuunil. Millistes vormides see on ja mis kõige tähtsam, lugedes oletame, elu Marsil. Milline on pinnas? Kerge, lahti. Seetõttu toimuvad liivatuuled, kuna see on kerge. Elu ei ole kogu pinnal. See tähendab, et see, mida õpeti 1910. sajandil Vene ohvitseridele, on nüüd enamik kaasaegsetest Marsi uuringutest kinnitanud. Küsimus on, kust nad siis teadsid? Kõiki ohvitsere õpeti igasugustes teadustes ja mitte lihtsalt teadustes, nagu näiteks kuidas relva teha ja muud. See tähendab, et kõrgemast ohvitserist Aleksandr Popovist teatakse, et ta leiutas raadio. Ka teised ohvitserid tegelesid uurimistöö ja teaduslike arendustega, kuid iga ohvitser teadis. Kust? Mis juhtus? Nad valdavad teadmisi kosmogeneesist, universumi struktuurist, kuidas elu kujunes. Seetõttu hävitasid bolševikud valgeid ohvitsere.
kuna nad ei osanud mitte ainult mõõgaga vehkida ja naganas tulistada, vaid nad olid ka iidsete teadmiste kandjad. Paljusid teadmisi õpeti neile sõjaväekoolides ja akadeemiates riikliku religiooni vaatenurgast. Aga samal ajal anti ka vana teadmine, mõnikord, koos kristlike tõlgendustega, kuid teadmine anti siiski edasi. Seetõttu hävitati esmajoones mitte sõjaväeline intelligents, vaid hävitati teadmised ja vene mõte. Sageli küsivad vaatajad oma kirjadest, et me vaatasime jumalate mänge, oleme palju ka nõus ja mis nüüd teha? Vastus sellele küsimusele, kuigi see võib tunduda banaalne, peitub isiklike väärtuste ja isikliku vastutuse sfääris. Otsused peavad olema iseseisvalt tehtud. Kui seda ei toimu, siis tähendab, et teadmisi on veel lihtsalt liiga vähe. Iga probleemi anatoomia õigete andmete puudumine. Seetõttu kutsume üles kasutama esivanemate poolt tõestatud meetodit nimega terve mõistus, millest on korduvalt rääkinud Aleksandr Trjohlebov oma loengutes, raamatutes ja meie sarja varasemates filmides. Ja veel. Õppimise praktikas on ilmunud üks fundamentaalne seaduspära. Iga raskus tuleneb arusaamatust sõnast. See arusaamatu sõna asub alati selguse ja segaduse piiril. Õpilane püüab tavaliselt toime tulla sellega, mis on pärast. Samas kui viga peituks selles, mis on enne, teisi vigu õpilasel ei ole. Mida teha? Tuleb lihtsalt selgitada tundmatut või valesti mõistetud sõna täielikult ja segadus kaob. Kuid kaasaegsetes sõnaraamatutes on palju põhissõnu, mille tähendus on moonutatud, kvalifikatsiooni või ideoloogiliste põhjuste tõttu. Kui te nende abil ei ole veel selgitanud erinevust mõistete reaalsus ja tõelisus vahel, siis mõistate seda tõsist probleemi. Mis juhtub juhul, kui me oleme moonutused vahele jätnud? Meie järgmised sammud põhinevad valele. Ja mida kaugemale me läheme, seda raskem on edasi liikuda. Nii satume veel suuremasse segadusse. See lõpeb tavaliselt vaimse kokkuvarisemise ja õppimisest loobumisega üldiselt. Siiski on probleem. Lahendatav. Et mitte korrata viimaste põlvkondade vigu, peaksime põhjalikult taastama sündmuste põhjuslikud seosed ja emakeele põhikujundid. Kuidas? Iga kord, kui segadus tekib, teeme sammu tagasi ja selgitame sündmuse kujundeid. Täieliku selguse saavutamiseks meie esivanemate õpetuste abil. See ei ole kerge tee, võib-olla peame tagasi minema, nagu öeldakse, tagasi kõige algusesse. Ainult tõe paljastamisega suudame lõpuks taastada inimliku korra meie veidras ühiskondlikus süsteemis.
Aastal 2003 pöörasin tõsiselt tähelepanu vanadele uskujatele ja nende allikatele. Jah, kohe avasid nad minu jaoks piisavalt sügava kihi. Tundub, et see puudutas mind kuskil geneetilisel tasandil. Praegu toetun üha enam nendele allikatele ja leian neis üha rohkem sügavust ja tarkust ja hulga selliseid asju, mis avanevad järk-järgult. Järk-järgult tõmbad end sellesse sisse ja hakkad selgemini ja täpsemalt ette kujutama nii universumit kui ka suhteid ühiskonnas, selle ühiskonna tekkimist ja kõiki keerukusi, mis seal toimuvad. Ühelt poolt olen üllatunud, aga teiselt poolt on mul rõõm, et see kõik tuleb ja et see kõik on tegelikult olemas. Vana usk erineb religioonist just selle poolest, et religioon sõna otseses mõttes on kunstlikult loodud õpetus mingi prohveti alusel. See tähendab kadunud sideme taastamist inimese ja jumalate vahel. Seetõttu toimuks seal eristamine materiaalse ja vaimse vahel. Meil, sõltumata sellest, kas olime volhtid, preestrid, orjad või sepad, kõik töötasid oma sugukonna heaolu nimel, kõik lõid küllust oma suguvõsas. Sest öeldi, et kui igas sugukonnas on küllus, siis on ka rahvas külluses. Kui rahvas on külluses, siis on ka riik külluses. Ja kui riik on külluses, siis on riik võitmatu. Ja ükski tumeljõud või vaenlase armee ei suuda seda alistada, jumalad aitavad neid, kes tegutsevad, mitte neid, kes istuvad ja ootavad taevast manna. Kui teete, saate Jumala jõumõtlemises. Ei ole asjata öeldud, et Jumala andku abi. Aga kui te ei tee midagi, ei tule ka midagi välja. Nii lihtne see ongi. Sellele me toetume. Tööta ja sul on. Ja isegi tarkus oli selline. Kes tunneb vähe, see leiab ka vähe. Aga kes tunneb rohkem, ei leia midagi, kuid tema vaim muutub tugevamaks. Me elame oma sugukonna kommete järgi. Nii on olnud, nii on ja nii on olnud. Kuna vajalike andmete saamiseks ilma moonutusteta on oluline pöörduda algallikate poole, see on ilmne. Teave võib olla erineva tähtsuse tasemega, ühed säilitatakse avalikes raamatukogudes, teised spetsiaalsetes hoidlates. On palju viise, kuidas otsida ja avastada igasuguseid materiaalseid objekte, seetõttu ei kopeerita, ei pildistata ja neid ei tohi puudutada. Eriti olulisi dokumente turvakaalutlustel ning need hoitakse salajastes kohtades. Ja kui keegi ei suuda neid leida, ei tähenda see veel, et nad ei eksisteeri. On olemas teavet, mis on nii oluline, et saladuses hoitakse mitte ainult nende säilitamise kohta, vaid ka nende olemasolu fakti. Kui sellist fakti ei õnnestu varjata, paisatakse ühiskonda erinevaid vastuolulisi kuulujutte, mis tekitavad oletusi ja segadust. Kõige olulisemad on teave maailmakorralduse kohta. Täna on need moonutatud ja sellel on kaks põhjust. Esimene on erigruppide soov omada varjatud juhtimise tööriistu. Teine põhjus, ja see on olulisem, on meie teadmatus. Maailm, milles me täna ärkame, on meie minevikus mõeldud ja tehtud asjade projektsioon. Slavovaria vedalikus kultuuris nimetatakse seda tulevikuks. See on üks tuleviku vorme, mida peetakse täna samuti anahrooniliseks. Siiski on tulevik juba loodud, see tuleb ja kõik me oleme selle vabatahtlikud või tahtmatud kaasautorid. Täna, siin ja praegu loome tuleviku, mis seejärel vältimatult avaldub tulevikus. Unistused saavad teoks ja kui unistused on sündinud puhtatest mõtetest ja kooskõlas looja soovidega, siis need saavad alati teoks. Need puhtad mõtted ongi unistuse elav tuli. See on kõige olulisem teadmine maailmakorraldusest ja see on talletatud kergesti ligipääsetavasse ja usaldusväärsesse hoidlasse meie iidse vene keele kujundites. Ja algallikaks oled sina.
ja selle viimane, kandja viimane ja